Ühe troi kudumine võtab mul aega 200 tundi umbes. Praegu on mul pooleli 123. troi ja järjekord troidele on 2 aastat inimesed ootavad, sest rohkem tegijaid, kes nii palju teevad, tegijaid ei ole. Troisid ma koon siis kohaliku lamba ehk Kihnu maalamba lõngast ja Kihnus on paar lambakasvatajat, kellel need maalambad on. Nemad siis niidavad oma lambad ära, pesevad villad ja viivad villavabrikusse, lasevad lõnga valmista ja mina ostan siis nende lambakasvatajate käest oma lõnga. Kui see troi kudumine algab, siis tuleb kõigepealt äär üles lõua. Äärt siis luuakse 2 lõngaga, mustaga ja valgega. Siis kootakse see troi äär ära ja siis luuakse silmi juurde mustrisse. Et mina teen juurde umbes iga 8. silma ja siis alustan seda mustri kudumist. Ja mustrit ma kõigepealt koon siis ringi ratast kuni kaenlauguni. Siis ma koon edasi-tagasi kuni üleseni kaelauguni välja. Ja esimese külge koon ma ka õlakud. Ja kui õlakud on valmis, siis ma koon valmis tagumise külje üleseni kuni õlakuteni, õmblen õla pealt kokku ja siis panen vardad sisse kaelaaugule ja koon kaelaaugu ringikujuliselt. Varukad ma koon eraldi ja õmblen külge ja varukatel ma teen siis silmi juurde vastavalt siis lõnga ja varaste jämedusele umbes igal 5. korral paar silma. Ja troisid ma koon siis praegu number 2 vardaga, et troi oleks kasutaja sõbralik, et oleks natuke, et ta ei oleks nii tihe ja jäik, sest tänapäeval on igal pool soe ja oleks nagu pehmem, sest mul on tugev kudumiskäekiri. Ja ma kasutan siis põhiliselt adiringvardaid, mis on niisugused lemmikud vardad, sest nad on väga vastupidavad ja mugavad. Ja Kihnus on siis kõikidel riietel ääred punased, on naiste jakkidel ääred punased, on soki ääred punased, sukkades on punast, et see on nagu niisugune kaitsevärv, et kõik avad on nagu punase värviga kaitstud. Nii, ja ääre sisse siis mina koon endal ka meistri nime, et siin on Elli. Kui see kampsun läheb kaduma, siis saab ka seda mustri järgi üles otsida, sest mul on kõikide kampsunite mõõdud ja mustrid oma kudumise raamatus. Praegu sellel troil, mis on see siis 123. sellel on mul mustriks ankur ja kaheksakand, et kaheksakand on siis rahvusvaheline edu ja õnne sümbol, et see on üle maailma tegelikult, Mehhikus ja igal pool mujal ka. Aga selle ankru mustri ma olen siis ise joonistanud, kuna ma olen ka madrusena töötanud 12 aastat ja terve mu suguvõsa on ülgekütid ja kalurid. Mina koon siis näpu pealt üle viskamisega, et minu vanaema õpetas mind niimoodi kuduma. Ma arvan, et ma olin vist kuskil 9-aastane, kui ma kudusin oma esimesed sokid. Siin on mul niisugune oma troi kirja raamat, kus ma siis panen sisse kõik oma klientide mõõdud, telefoninumbrid, kuupäevad, millal ma olen nendele teinud, mustrid ja see on mul juba siis 5. raamat. Meil siis on kootud erinevaid tüüpe kampsuneid, et on siis troi, mis on siis pikkade varukatega ja siis see kooti ka vanasti veste. Ja üks troi peab enamasti siis vastu terve inimese eluea, kui just koil seda ära ei söö või mõõtudest välja ei kasva. Ja see troi vest, mis mul siin on, see on siis sinisega, kuna mu pojal on sinised silmad ja ma tean, et talle meeldib sinine värv. Ja sellesse ma panin siis kõik ilusad mustrid, ankur, siis risteinaleht ja siis ka kaheksakand siia ääre sisse. Et mustrid on hästi palju erinevaid, et ma üritan ikka kõik troid natuke erinevad teha. Et joonistan neid mustreid ümber, kas teen erineva raami sisse või kuidas siis kunagi, või siis osad üks lapp valge, teine tumeda põhja peal ja et need on nagu erinevad. Et siin on siis see usk, lootus, armastus, et kõige paremad asjad oma pojale kaitseks.